Kristel ja olen Avaron Asset Managementi juhtivpartner ja meil on teile väga head uudised. Nimelt on Avaroni võlakirjafond avatud märkimiseks nüüd kõigile investoritele läbi Swedbanka ja LHV internetipankadele. Juhised, kuidas võlakirjafondi märkida, leiate meie kodulehelt avaron.ee, aga räägime nüüd fondist lähemalt. Avaroni võlakirjafond investeerib peamiselt Euroopa kõrge tootlusega võlakirjadesse. Inglise keeles nimetatakse neid võlakirju high yield bonds. Nüüd võlakirjafondi loomise mõte tekkis meil juba 2023. aasta suvel, kui me nägime, et kõrge tootlusega võlakirjad pakuvad investoritele tugevat üle 8% tootlust. Ja algne mõte oli meil luua fond, panna sinna oma raha sisse, kutsuda nii-öelda friends and family või siis sõbrad-sugulased ligi ja lõigatagi kasu kõrgetest intressimääradest. Nüüd huvi fondi vastu on olnud erakordselt suur. Fondi maht on kasvanud tänaseks üle 20 miljoni euro ja seal on täna juba üle 60 investori siis Eestist. Ja seetõttu me otsustasimegi avada selle fondiga laiemalt. Nüüd Avaroni enda investeering ja Avaroni siis fondijuhtide investeering selles fondis on kokku 3,4 miljonit eurot. Seega oleme siis me ise investoritega täpselt samas paadis. Fondiosak tõuseb, võidame, fondiosak langeb, kaotame ja seda koos teiega siis. Nüüd hea uudis on see, et sel nädalal kooskõlastas Finantsinspektsioon fondi uued tingimused ja fond jätkab meil Finantsinspektsiooni järelevalve all avaliku eurofondina. Ja seega ongi ta nüüd kõikidele investoritele kättesaadav. Kõrge tootlusega võlakirjad on meie arvates täna üks kõige atraktiivsemaid varaklasse väärtpaberiturul. Ja seda ilmestab väga hästi Avaroni võlakirjafondi eelmise aasta tootlus, mis oli 11,5% peale kõiki tasusid. Ehk see on võlakirjade kohta väga kõrge tootlus. Nüüd, kui me vaatame täna fondi portfelli, siis portfelli jooksev tootlus ehk inglise keeles current yield on 8%. See on siis tootlus, mida fond saab erinevate võlakirjade siis kupongidelt ja samamoodi siis intressimaksetelt. Ja fondi tootlus tähtajani ehk inglise keeles yield to maturity on 8,2%. See on siis tootlus, et juhul, kui me täna hoiaksime oma portfelli lõpuni, kui palju siis erinevad instrumendid meile teeniks. Need kaks numbrit annavad väga hea ettekujutuse tänasest fondi portfellist. Siiski peaks investor arvestama sellega, et fondi tootlus ei ole mitte kuidagi garanteeritud ja ega ka samamoodi fikseeritud ning võlakirjade hinnad kõiguvad sarnaselt aktsiahindadega turul. Et tihtipeale, kui investor ostab enda portfelli võlakirja näiteks 8% tootluse pealt, siis talle justkui tekib nagu mõte, et ma teeningi iga aasta 8%. Ja vastus on see, et jah, sa teenidki oma selle kapitali pealt iga aasta 8%, kuid kui see võlakiri kaupleb turul, siis selle võlakirja hind võib tõusta ja võib langeda ja seetõttu erineval ajahetkel kauplebki ta täiesti erineva tootluse pealt. Nii et kui see võlakirja hind tõuseb üle 100 näiteks, siis on selle võlakirja enda tootlus alla 8%. Kui võlakirja hind langeb alla 100, siis tema tootlus tähtajani on üle 8%. Et selles mõttes võlakirjafond hindab ikkagi oma võlakirjad iga päev turuhinda ja seetõttu võlakirjade enda kui ka siis võlakirjafondi hind ajas kõigub. Nüüd praegusel hetkel, miks me arvame, et on väga õige aeg investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse, on see, et intressimäärad langevad. Ja langevas intressikeskkonnas on võlakirja investoril väga-väga soodne investeerida. Ehk võlakirja investoritel on täna täielik taganttuul. Nüüd võrreldes aktsiatesse investeerimisega
on võlakirjade investeerimisel väga-väga oluline hajutada portfelli. Et kui sa teed endale aktsiaportfelli, siis 10 instrumendiga aktsiaportfell võib olla väga mõistlik. Paar instrumenti näiteks ei tööta välja, aga need paar, kes töötavad välja, toovad sulle kogu sinu portfelli tootluse koju. Nüüd võlakirjade puhul on selline asi, et kui sa teed oma investeeringu, siis sa juba tead, mis on sinu tootlus. Mis tähendab seda, et väga oluline on see, et kui ühel või kahel ettevõttel läheb kehvemini, siis nad ei viiks ära suurt osa sinu aastatootlusest. Ja seetõttu on võlakirjadesse investeerimisel ülioluline omada hajutatud portfelli. Nüüd meie võlakirjafondi portfell on väga hästi hajutatud. Aasta lõpu seisuga oli fond investeerinud siis 60 erineva ettevõtte 73 võlakirja. Ehk et portfellidel on väga palju erinevaid instrumente ja need instrumendid, mis on riskantsemad, on pigem 1-2% juures portfellist ja need, mis on siis vähem riskantsemad või kus me ise omame suuremat julgust ja inglise keeli võib öelda ka convictionit ettevõtte suhtes, on siis üle 3% portfellist. Nüüd, kui me vaatame tänast võlakirjaturgu, siis selgelt parimad võimalused on täna Baltikumis ja Skandinaavias, samuti osadel areneva Euroopa riikidele võlakirjaturgudel ning samuti üllatus Kreekas. Nüüd sektoriti on täna peamised võimalused pigem pangandussektoris, kinnisvaras ja finantsteenuste segmentides, aga meie fond on investeeritud ka paljudesse teistesse sektoritesse. Nüüd võlakirjadesse investeerimisel, kuna me ise oleme päris suure osaga rahast sellesse fondi investeeritud, siis meie jaoks on hästi oluline jälgida seda, et ettevõtetel ei tekiks makseraskust. Ehk et me teeme investeeringu ja me saaksime kindlasti sellele investeeringule siis ka meie jaoks sobiva tootluse. Ja see on põhjus, miks me üldse ei investeeri väikeste ettevõtete võlakirjadesse. Ja maja sees me nimetame neid väikeseid ettevõtteid nii-öelda mees ja koer ettevõteteks. Ja nii ongi üle 30% meie portfellist täna paigutatud Eesti mõistes suurtesse emissioonidesse, mille maht on üle 250 miljoni euro ja vaid 21% portfellist on siis emissioonides, mis on alla 25 miljoni euro. Aga võtame nüüd korra sammu tagasi. Ma olen rääkinud teile pikalt kõrge tootlusega võlakirjadest, aga kui sa alles tutvud investeerimisega, siis võib sinu jaoks olla küsitav, et mis asi see kõrge tootlusega võlakiri on ja mis asi on tavaline võlakiri. Et paneme need võlakirjad nüüd riski ja tootluse poole pealt konteksti. Ehk et kui me vaatame niisugusel riskiskaalal, siis kõige madalama riskiga on pangahoiused ja riiklikud võlakirjad. Sellest kõrgema riskiga ja tootlusootusega on siis ettevõtete investeerimisjärgu võlakirjad ja seejärel tulevad kõrge tootlusega võlakirjad. Seejärel tulevad dividendiaktsiad ja siis kasvuaktsiad. Nüüd Avaroni võlakirjafond sobib siis neile investoritele, kes otsivad pangad siis hoiusest kõrgemat tootlust, olles valmis ka selle kõrgema tootluse saamiseks võtma ka kõrgemat riski. Ja kui me ajaloos vaatame nüüd tagasi, siis 2007. aastal, kui aktsiad ja võlakirjade hinnad siis tipnesid ja seejärel tuli meil börsidel suur langus, siis aktsiatel võttis 2007. aasta tipust aega 6 aastat ja 6 kuud selleks, et jõuda tagasi siis uude tippu. Võlakirjadel võttis aega see 2 aastat, kusjuures võlakirjad olid rohkem kui 10% miinuses ainult aasta. Nii et kui sa nagu omas mõttes mõtled täna ka kõrge tootlusega võlakirjadesse investeerimisele, siis sa peaksid võtma endale vähemalt 2-aastase investeerimishorisondi, kuigi
fondi sa saad investeerida iga päev ja fond on likviidne, et sa saad sealt väljuda kas siis 10-päevase etteteatamisega või siis kuuajase etteteatamisega. Aga omas mõttes selleks, et turgude suuremate languste korral mitte jääda siis nii-öelda miinusesse suure tõenäosusega, peaks su investeerimishorisont olema 2 aastat. Nüüd investorid on meie käest küsinud ka, kuidas Avarani võlakirjafond erineb siis LHV euro võlakirjafondist. LHV euro võlakirjade fondi tootlusootus ja riskitase on meie fondist madalam. See tähendab seda, et nemad investeerivad investeerimisjärgu võlakirjadesse. Need on siis Euroopa ettevõtete investeerimisjärgu võlakirjad, mis ongi peamiselt siis suured ettevõtted ja madalama riskiga. Meie investeerime kõrgema riskiga võlakirjadesse. Ehk siis kui investor paneb siis selle nii-öelda konteksti, siis LHV fondi tootlusootus ja riskitase on madalam, meie fondi tootlusootus ja riskitase on kõrgem. Nüüd arvestades seda, et LHV riskitase on madalam, meil on kõrgem, sobib lühiajalisem raha, ehk et kui sul ongi selline kuni aastane raha, see sobib pigem pangadeposiiti, riiklikku võlakirja või ka siis LHV võlakirja, kui sa oled valmis pangadeposiidist kõrgemat riski võtma. Aga meie juurde siis Avarani võlakirjafondi sobib pigem raha, millel sul ei ole täna nii-öelda vajadust 1,5–2 aastat, et sellega peaksid siis arvestama. Nüüd, mis on siis meie kogemus üldse kõrge tootlusega võlakirjadesse investeerimisel ja miks me arvame, et see on täna väga hea võimalus? Me oleme kõrge tootlusega võlakirjadesse investeerinud Avaranis juba 15 aastat ja paljud teist on kindlasti Avarani privaatportfelli fondi investorid ja te teate, et see fond meil kombineerib kõrge tootlusega võlakirjad, aktsiad ja kulla. Nüüd, kui me vaatame siis Avarani privaatportfelli fondi võlakirjaportfelli 10 aasta tootlust, siis see on olnud 6,6% aastas. Ehk et see annab teile indikatsiooni võib-olla mingil määral ka sellest, mis see ajalooline pikemaajalisem tootlus on olnud. Samal ajal Euroopa kõrge tootlusega võlakirjade indeksi tootlus on olnud 3,1% ja Euroopa investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjade indeksi tootlus on siis viimased 10 aastat olnud 0,9%. Need numbrid annavad teile ka mingil määral indikatsiooni, et kui aktsiaturgudel on just suurtel turgudel väga mõistlik investeerida läbi indeksi, mitte üritada valida erinevaid aktsiaid siis ise endal portfelli, siis võlakirjaturgudel on just väga mõistlik investeerida läbi aktiivselt juhitud fondi, sest läbi indeksfondide on siis ütleme tootluse, väga tugeva tootluse saavutamine keerulisem, sest indeksfondidesse kogunevad just väga suure laenukoormusega ettevõtete võlakirjad ja tihtipeale kõrgem tootlus on just nii-öelda väiksemates võlakirjades. Nüüd, kui me võrdleme kõrge tootlusega võlakirju Euroopas aktsiatega, siis meie jaoks oli ka päris suur üllatus, kui me panime siis graafikule 20 aasta tootluse ja nägime, et Euroopas kõrge tootlusega võlakirjad ja Euroopa aktsiad on pakkunud viimase 20 aastaga siis sarnast tootlust. Ehk et Euroopa aktsiate viimase 20 aasta tootlus on olnud 6,3% ja samal ajal siis võlakirjade tootlus on olnud 6,5% aastas. Ja 20 aastaga on siis Euroopa investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjade indeks tootnud 2,8%. Ja see paneb investori jaoks väga hästi siis riskitulu suhte perspektiivi siis võlakirjadesse investeerimise. Eriti tänasel hetkel, kus võlakirjad on kõrgemal, kauplevad siis kõrgema intressi peal, kui nad ajalooliselt võrreldes viimase 10 aastaga, mis on muidugi olnud väga madal intressikeskkond, kauplevad.
Seega meie soovitus on see, et võlakirjad võiksid kindlasti olla tänases keskkonnas tugev tükk investori portfellist, sõltub sellest, mis sinu siis ütleme riskiprofiil on, aga ütleme siuke 20–50% portfellist võiks kõrge tootlusega võlakirjad täiesti olla. Nüüd kokkuvõtteks. Tänasel turul, kus intressid langevad, on võlakirja investoril taganttuul. Seega täna on väga mõistlik teha veel oma kõrge tootlusega võlakirjade ostud. Seega, kui sa tahad ise osta võlakirju, siis sul on võimalus seda turult teha. Kui sa ise tunned aga, et sul pole aega ega ka tahtmist ise võlakirju analüüsida, siis investeeri läbi Avaroni võlakirjafondi. Et fondi on väga lihtne investeerida läbi LHV ja Swedbanka internetipanga. Õpetused leiad meie kodulehelt avaron.ee/investeeri. Ja kui soovite olla siis kursis meie fondidega, samuti aktsia- ja võlakirjaturu trendidega, siis hakka ka meie lugejaks avaron.ee/uudiskiri, sinna saad jätta oma e-posti aadressi ning koheselt automaatselt tuleb sulle viimase kuu uudiskiri postkasti. Ja loomulikult küsimuste korral võid mulle julgelt helistada ja kirjutada. Aitäh sulle!